tere kõigile, olete kuulamas Pärimuse podcasti ning tänaseks teemaks on folktroonika ja saatekülaliseks Maarja Nuut. Tere, Maarja! Tere! Alustuseks küsiks kohe, et kas sõna folktroonika, kas see tundub nagu adekvaatse sõnana, mida sa kasutaksid oma muusika kirjeldamiseks? Kui sa peaksid nagu absoluutselt ühe sõnaga kirjeldama, mida sa viljeled? Siis pigem ei, ma arvan tegelikult. Ütleme niimoodi, et igasugused žanri nimetused üleüldse on sellised väga justkui nagu suhtelised. Kui Eestis kasutatakse palju sõna võib-olla pärimusmuusika, välismaailmas kasutatakse siis kas roots music või folk music, et ütleme näiteks see folk music tähendab erinevates kultuurides ja paikades hoopis erinevaid siis lähenemisi, et folkmuusika Austraalias on üldiselt ikkagi selline puhtakujuline singer-songwriter, kaasaegne laulukirjutaja muusika, kui meie kontekstis folkmuusika võib olla ka midagi, mida mängitakse kuskil külapidudel. Nii et selles mõttes ma isiklikult ei ole üleüldse selline kategooriate fänn, ma saan aru nende vajadusest ja justkui võiks nagu öelda, et kui me kasutame siis mingisuguseid elemente folkmuusikast ja mingisuguseid elemente elektroonilisest muusikast, siis jah, see võib aidata seda maailma kokku võtta. Teisalt, kas ta annab meile tegelikult mingit infot, et folktroonika võib mõnel puhul olla ka võib-olla väga eksitav, et teatud artistide puhul, näiteks kes mängivad väga erinevates žanrites, aga võib-olla nad jagavad selliseid olulisi kokkupuutepunkte, mis puudutab nende esteetilisi valikuid või kuidas nad suhtuvad muusikasse või miks nad midagi teevad, et võib-olla on palju sarnasemaid artiste omavahel, kes justkui nagu ei jää samasuguse žanri nii-öelda määratuse alla, et see on üldse selline väga keeruline, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et ma ei pane kätt ette, et kes kuidas tahab midagi nimetada, palun väga. Ehk siis sina pigem üldse ei paneks mingit nime žanrilises mõttes oma muusikale? No ütleme niimoodi, et minu muusika on ka aastate jooksul päris palju muutunud, et ma alustasin justkui sellisest akustilisest maailmast ja mängisin pärimusmuusikat pigem nagu tema originaalsemal kujul ja siis järjest sellest tasapisi eemaldudes, aga ma arvan, et nüüd viimased 3 albumit, isegi nüüd 4 albumit, et 2 koostöös Eesti artistiga Ruum, siis üks selline improvisatsiooniline album Ameerika artistiga Sannara ja mu enda viimane sooloalbum. Et tegelikult need ei kasuta enam isegi elemente pärimusmuusikast, et ma olen sellest mõneti nii kaugele liikunud, et mulle tundub pigem see isegi võib-olla eksitav selline žanri määratlus. On tore sõna, mis on muutunud üsna selliseks nagu peavoolu märksõnaks eksperimentaalne, ehk siis experimental music, mida võib muidugi panna praktiliselt juba iga asja ette ja taha, aga mõnes mõttes on see natukene selline sõna, mis jätab hästi palju lahtisi otsi, et seda on ka mujal kirjeldatud, et experimental music või siis jah, ta on kindlasti elektrooniline, see, mida ma praegu teen, elektroakustiline. Et võib-olla isegi ma eelistan seda, jah, et kui ta siis kuidagi see žanrid peegeldavad võib-olla seda instrumentatsiooni, mida ma kasutan, et praegu ma ka palju tegelen helisünteesi ja modulaarsüntesaatoritega, aga loomulikult samal ajal mind on elus nii palju inspireerinud pärimusmuusika ja see, kuidas ma sellega olen tegelenud, et see on kindlasti mõjutanud ka minu helikeelt. Ma lihtsalt arvan, et alati sellised žanri määratlused ja nimetused võiksid pigem artisti teenida ja olla kasuks, mitte takistuseks, et see on see alati, mida tasub tähele panna, et kui me kipume kedagi nimetama, et kas see teeb sellele head või teisest küljest see võib teinekord nagu hästi palju piiritleda seda artisti ja natukene ka ebaõiglaselt, et see paratamatult käib sellega kaasas ja ka üldiselt muusikameedia ja press pigem eelistab, kui asjad oleksid lihtsamad. Ma arvan, et on lihtsam neid asju nimetada ja kategoriseerida,
kui on artist, kelle looming siiski jääb üsna selliseks sarnaseks läbi aastate. Neid ei ole ju vähe, et kui me räägime ka popmuusikast, et on palju artiste, kes aastaid läbi tegelikult teevadki seda, mida nad teevad ja see on selline äratuntav helimaailm. Et keerulisemaks lähebki asi siis, kui ma ise nagu lähtun oma muusikast pigem nii, et ma mõtlen nagu projektide kaupa, et mul on mingisugune projekt või mingisugune album, mis siis tegeleb mingi kindla helimaailma sellise avastamisega ja seda võib siis ühtemoodi nimetada ja sinna kõrvale ma võin teha vabalt mingisuguse projekti, mis on puhtalt akustiline või kuidagi näiteks viiuliga mängitud, et seda ilmselgelt võiks siis ka teistmoodi nimetada. Tegelikult sinu Spotify diskograafiat läbi scrollides on ka, kuulasin selle kõik läbi. Siin on tegelikult minu arust väga hästi näha, ma ei tea, kas ma võin öelda liikumine natukene kaugemale sellest nii-öelda hästi, mida meie mõistame võib-olla pärimusmuusika all või sellist pärimuse mõjutusi jääb aina vähemaks. Et tegelikult see ilusti kajastub küll siin. See võiks kajastuda jah, et see on huvitav, et ühest küljest nagu kaugemale võib-olla sellisest pärimuslikust algallikast ja teisest küljest nagu lähemale iseendale, et ma tunnen, et iga album, mis tuleb, et see on rohkem minu nägu ja rohkem nii-öelda nagu isiklik, et ma järjest rohkem avastan neid vahendeid, mille puhul ma tunnen, et ma väljendan iseennast. Aga sinu puhul on nii huvitav see, et sa kasutad muusikat iseenda väljendamiseks või iseenda olemuslikuks tõlkimiseks justkui. Ja see on nii põnev, kuidas iga projektiga on näha, kuidas sina inimesena oled ka muutunud. Jah, et ma usun tegelikult ju, et ükskõik mis loomingulisel elualal või olles artist, selle vastu ei saa, et maailm meie ümber muutub ja sellega ühes muutume ka meie, me muutume vanemaks ja näeme asju teise nurga alt, et võib-olla mul lihtsalt on olnud alati selline mingisugune sisemine tung või soov, et kui ma hakkan maailma natukene teistmoodi nägema, siis ma soovin seda ka peegeldada veidi teisel viisil, sest ma lihtsalt tunnen, et need vahendid, mida ma olen siiani kasutanud, ei ole piisavad. Kui ma tunnen, et ma justkui sammun seda vana rada pidi, siis ma ei ole võimeline välja tooma mingisuguseid uusi aspekte, et kas need võivad olla puhtalt sellised ju emotsionaalsed peegeldused, aga ma justkui nagu otsin uusi värve ja seetõttu on ka huvitav alati see albumite tegemine, see on huvitav ja ühest küljest väga piinarikas, et sa hakkad nagu mingid pusled kokku panema ja teisalt, kui tegu ei ole just nii-öelda tellimustööga ja mul on mingi kindel eesmärk, siis ega ma tegelikult kunagi ei tea, et kuhu ma siis välja jõuan, et sa hakkad seda pusled kokku panema, aga ma isegi ei tea, mis see pilt sealt peaks lõpuks tulema. Ja ühel hetkel lihtsalt tekib siin mingi äratundmine võib-olla, kus sa tajud, et mingisugused elemendid hakkavad korduma, siis sa saad aru, et need on kuidagi sulle omased ja mingisugused asjad, millega sa oled katsetanud, jäävad kõrvale, et see on ka selline loomulik osa protsessist. Et mulle tundub mõneti, kuigi kui seda diskograafiat kuulata, et seal on näha selline ajajoon ja mõnes mõttes ka võib-olla loomulik edasiliikumine, siis ikkagi läbi aastate ma ise tajun, et ma tegelen sarnaste teemadega, et need väljenduvad erinevatel viisidel, aga üks pool on see, et mul on alati olnud väga sümpaatne kogu selline rütmiline maailm, kuidas fraseerida, kasutada erinevaid meetrumeid, rütme samaaegselt, et sealt väga palju inspiratsiooni ma ammutasin pärimusmuusikast ja võib-olla kui ma mängisin pärimusmuusikat, siis ma eriti ekspluateerisin justkui seda aspekti, et ma otsisin sealt ka neid viise, kuidas mängida seda vanema aja muusikat sellisel viisil, et ma saan tegeleda rütmiga, kasutades seda endale sümpaatsel viisil ja täpselt samamoodi nüüd uusi vahendeid kasutades tegelikult mõnes mõttes, et sellised mingisugused alussüsteemid on tegelikult päris sarnased, et mina olen ju ikka mina lõpuks ja minu heli või need asjad, mis mind huvitavad, on tegelikult needsamad teemad, lihtsalt ma kaevun kogu aeg aina sügavamale. Ma korraks tulen täiesti tagasi ja küsiks lühidalt, räägi oma taustast, kust sa üldse tuled, kus sa kasvasid või kuidas sa üldse jõudsid siia, kuhu sa oled jõudnud? Mis su nii-öelda teekond on olnud? Minu teekond hakkas Rakvere linnas ja ma läksin Rakvere muusikakooli, kui ma olin 7-aastane, hakkasin viiulit õppima seal ja võib-olla see viiuliõpingud
oligi selline läbiv teema siis pikkadeks aastateks. 12-aastaselt tulin ma õppima Tallinnasse muusikakeskkooli ja lõpetasin muusikakeskkooli, läksin veel muusikaakadeemiasse paariks aastaks. Pärimusmuusikat ma hakkasin mängima, ma arvan, et ma olin kuskil 14-aastane äkki, et ma olingi muusikakeskkoolis ja tegelikult tundsin, et see maailm seal kas mind kuidagi väga piirama ja ahistama ja ma otsisin muid viise, kuidas ennast muusikaliselt väljendada. Sealjuures olin ma külastanud Viljandi pärimusmuusikafestivali, ma arvan, esimene aasta oli vist 94 ja järjepidevalt nüüd mõned viimased aastad ma kusjuures ei ole seal käinud, eelmine aasta korra käisin, aga järjepidevalt ütleme 25 aastat. 2 festivali, ma ütleks, Viljandi pärimusmuusikafestival ja Jazzkaar, iga-aastased festivalid, mis väga palju, ma arvan, kujundasid seda, mida ma nautisin muusikast, kust ma sain erinevaid impulsse ja ise ma hakkasin mängima kuskil 14-15 aastaselt Tallinnas Sofia Joonsi juures hakkasin käima õppimas pärimusviiulit ja üsna ruttu sealt see lumepall hakkas veerema, et ma läksin Eesti etnolaagrisse ja aasta hiljem läksin juba Rootsi etnolaagrisse ja siis aastaid mängisime väga palju igasugustes etnolaagrites, moodustasime sellise grupi nagu Etno in Transit kuskil 2000. aastate keskpaigas ja tuuritasime hipidena ringi kõik suved mööda Euroopat ja mängisime tänavatel ja festivalidel. See oli väga inspireeriv aeg ja kui ma olin ka 2 aastat õppinud muusikaakadeemias, ma võtsin ühe vaba aasta akadeemilise puhkuse ja õppisin New Delhis Indias ka hindustani klassikalist muusikat, mis kindlasti väga palju mõjutas võib-olla minu edasisi arenguid või otsuseid. Mulle tundubki, et kuigi ma olen muusikaga tegelenud lapsepõlvest peale, siis võib-olla selle hetkeni, kui ma Indias hakkasin õppima, see oli need esimesed hetked, kui ma tegelikult päriselt enda jaoks teadvustasin, et miks ma seda teen ja mis on muusikas mulle üldse oluline, miks see mind inspireerib ja võib-olla ka jõudsin esimest korda selle äratundmiseni, et muusika on ikkagi see, mida ma soovin teha. Ja tagasi tulles ei naasnud ma enam muusikaakadeemiasse, vaid tulin siis Viljandi Kultuuriakadeemiasse õppima hoopiski. Ja sealt niimoodi kiiruga üle hüpates, sealt siis tulid mõned väga-väga intensiivsed aastad, kus ma palju transkribeerisin arhiivisalvestusi, õppisin jäljendama vanemaid viiuldajaid, õppisin ka Stockholmis, kus ma tegin oma magistritööd ja sealt arenes huvi ka pärimustantsu vastu, tegelesin palju pärimustantsu ja muusika omavaheliste selliste seoste uurimisega ja justkui nagu pärimustantsu püüdsin läheneda selle koha pealt, et nii nagu me muusikas räägime, et on erinevad stiilid ja neil on justkui oma erinev keel, milles räägitakse, oma grammatika, kõneviisid. Minu võib-olla selline põhiküsimus, millega ma aastaid tegelesin, oligi see, et väga põhjalikult arhiivisalvestusi kopeerides ja jäljendades võid sa tehniliselt justkui nagu jäljendada midagi, mida on mängitud üle 100 aasta tagasi kuhugi salvestuse peale, aga üsna kiiresti sai mulle ka selgeks, et see on ainult üks selline väga lühike dokumentatsioon mingist pisikesest ajahetkest ja see muusika lihtsalt sellisel kujul ei ole minu jaoks elus, sest et ma lihtsalt kopeerin mingisugust pisikest juppi, mida ma lihtsalt korrutan ja korrutan. Jah, seda on võimalik seada ühel ja teisel viisil, sinna võib panna alla natuke džässilikku harmooniat või mingisugust pop-harmooniat, aga minu jaoks jäi see alati kuidagi hästi pealispinnaliseks, sest et ma liidan omavahel 2 asja kokku, aga küsimus on selles, et kuidas sealt võiks tulla mingisugune uus kvaliteet. Ja seetõttu mind huvitaski, et mil viisil intuitiivselt tabada seda vanemat muusikalist keelt, mida need viiuldajad kasutasid või mida need lauljad kasutasid. Kui ma suudaksin justkui nagu saada pihta mõnele saladusele, siis ma võiksin õppida ära selle keele, aga seejuures hakata rääkima endale iseloomulikul viisil. Ja paralleelselt hakkasin katsetama luuperiga, tegin oma sooloprojekti, ma arvan, et esimene kord, kus ma seda kasutasin, oli vist Viljandi Kultuuriakadeemia lõpudiplomikontserdil, mis oli siis aastal 2011 äkki, 2013 ma tegin oma esimese plaadi, kus ma siis kasutasin ka luuperit. Ja sealt hakkas see niimoodi vaikselt liikuma, et jällegi lihtsalt ühel hetkel sa soovid edasi liikuda ja mul tekkis endal selline kuidagi tung ja vajadus ennast veel isiklikumalt väljendada, nii et võib-olla
sellega võib justkui põhjendada seda, miks ma ühel hetkel liikusin veidi eemale sellisest päris puhtakujulisest nii-öelda pärimuslikust maailmast. Seal on teine aspekt on ka see, et nagu me kõik teame, siis tegelikult pärimuskultuuri suurim väärtus ja muusika suurim väärtus on just see, kui ta eksisteerib nii-öelda kogukondliku kultuurina ja ma olen seda meelt, et jah, et kui me soovime mängida pärimusmuusikat tantsuks nii-öelda selles funktsionaalses keskkonnas, et kas kuskil siis kokkusaamisel või peol, siis tuleb mängida seda muusikat sellisel viisil, et ta oleks hea nii-öelda tantsuks, aga mida tänapäeval ka palju arutatakse, et nüüd sellel hetkel, kui me liigume nii-öelda selle muusikaga lavale ja võtame ta välja oma naturaalsest nii-öelda loomulikust kontekstist, siis justkui ka muutuvad need mängureeglid. Identifitseerides ennast justkui nagu artist ja muusik, siis oli minu jaoks hästi loomulik ja kuidagi oluline, et mulle jääks loomevabadus. Ja võib-olla üks nendest põhjustest tagantjärele vaadates, miks mingil hetkel ma tundsin tugevat vajadust ennast ka lahti kiskuda nii-öelda sellest vormist, et mind kutsutakse pärimusmuusikuks, on see, et ma ei soovinud omale ette selliseid reegleid, et mida ja kuidas ma võiksin ennast väljendada laval ja kui ma teen enda loomingut, et minu jaoks on see oluline vahe, et kas ma lähen mängima näiteks sabatantsufestivalile labajalga tantsuks või et kui ma olen laval ja väljendan ennast nii-öelda täiesti teistmoodi. Sul on klassikaline taust, eks ole? Ja. Muusikakeskkool ja Muusikaakadeemia. Kuivõrd see on piiranud sinu loomingus? Ma pean tunnistama, et tõepoolest sellise akadeemilises maailmas õppimisega, see ei sobi kõikidele inimestele ühtemoodi ja ka mulle jäi sealt pikaks ajaks ja kindlasti siiamaani veel mingisuguseid justkui kas traumasid või lähenemisi, et ma mäletan ka hakates pärimusmuusikat õppima ja tõesti sellega palju tegeledes, et missugune kramp ja tohutu hirm mul oli esialgu näiteks kuidagi improviseerida või ennast nii-öelda vabaks lasta. Et need tulevad kaasa sellest õpetamisviisidest ja metoodikast, millega ma kokku puutusin ja võib-olla aastaid ma meeleheitlikult üritasin unustada kõike, mida ma olin omandanud. Teisalt ma pean ütlema, et ma olen selle hariduse eest siiski tohutult tänulik, kas või näiteks juba teooria poole pealt, et tulles Viljandi Kultuuriakadeemiasse ja hakates vanu viiuldajaid tõesti niimoodi mikroskoopiliselt üles noodistama, siis ei oleks ma olnud võimeline seda tegema, kui mul ei oleks olnud all nii tugevat solfeggio põhja, et ma kuulen väga hästi välja igasuguseid detaile, oskan muusikat analüüsida. Tulles nüüd tänapäeva tagasi, kuna praegu ma olen jõudnud ka hetke, kus ma tegelikult kirjutan muusikat teistele kollektiividele, näiteks koorile, et siis on jällegi taas kord väga pikk paus on jäänud vahele ja ma pean ütlema, et isegi mu omaenda muusikat teinekord noodistada üles on väga keeruline, sest et ma teen seda kõike justkui nagu kõhutunde järgi ja tihtipeale need rütmid ja laadid on üsna sellised keerukad, aga ma olen ikkagi väga tänulik praegu, et mul on olemas all mingisugune taust ja selline nagu haridusaastate pikkune laotud sinna, mis tuleb mulle väga palju kasuks. Ja teisalt ma pean ütlema, et ma ei arva üldse, et akadeemiline muusikaharidus on eelduseks, et olla edukas helilooja või artist. Asjadele saab läheneda väga-väga erinevatel viisidel. Ma ütleks pigem niimoodi, et tehnika on alati lihtsalt tööriist ja tööriist oma eesmärkide saavutamiseks. See tähendab seda, et jah, viiul on keerukas pill ja selleks, et seda hästi mängida, sul peab olema tehnika, aga see tehnika peab olema sobilik selleks, mida sa soovid mängida. Eestis meil ei ole kahjuks videomaterjali eriti, mis oli väga põnev
kui ma tegin oma magistrikraadi Stockholmis, siis osa minu õpingutest olid välitööd Poola külades, kus on siiamaani veel harukordne võimalus näha vanu küla pillimehi ja küla viiuldajaid mängimas, näha, kuidas nemad oma pilli hoiavad, millist tehnikat nad kasutavad ja selle pealt õppida, et muidu on alati see, et me kuulame seda arhiivisalvestust ja see kõik oli alati kuidagi nii abstraktne. Ei saanud täpselt aru, kuidas nad seda tegid, miks nad seda tegid ja väga põnev oli, kui ma läksin Poola, siis paljud küsimused, mis olid aastate jooksul tekkinud, kuulates vanemat Eesti viiulimängumuusikat, said seal hopsti kohe oma vastuse, sest tegelikult see tehnika ja lähenemine olid väga sarnased. Küsiks, et kes on sinu muusikalised mõjutajad? Mul on elus olnud alati hästi palju erinevaid perioode, et ei saa öelda, et oleks üks või paar artisti, kes terve elu on justkui nagu sellised iidolid. Mida ka artistilt õppida, see võib olla midagi väga-väga erinevat. Et hea näide, et näiteks Björk, kelle suur fänn ma olin lapsepõlvest peale alates, ma mäletan 10. eluaastast, kui ma sain tema CD omale sünnipäevaks ja see oli selline hästi eriline, et Björk näiteks kindlasti on üks artiste, keda ma olen järjepidevalt nii-öelda väga austanud ja imetlenud ja põhjuseks on see, et kõik need aastad on ta kogu aeg edasi liikunud kuhugi. See absoluutselt ei tähenda, et mulle võib-olla kõik tema projektid või plaadid ühe võrra meeldiksid, aga ma imetlen artisti, kes pidevalt otsib uusi viise, kuidas ennast väljendada, tegeleb uute teemadega. Ja ma olen kuulanud väga seinast seina muusikat, alates täiesti sellisest kuivast arhiivimaterjalist kuni padu džässini, väga eksperimentaalse elektroonilise muusikani, heavini, ükskõik põhimõtteliselt milleni ja igalt poolt on midagi õppida. Võib-olla üks selline huvitav kogemus mu minevikust on üks väga äge Šveitsi pianist Nick Perch ja 2014 aasta oli siis esimene selline aasta, kus ma vaikselt hakkasin välismaal mängima ja ühe projekti tõttu sattusin ma Zürichisse paariks nädalaks ja läksin ka Nicki klubisse kuulama tema kontserti, kus ma temaga tutvusin ja Nick Perch on olnud kõik need aastad üks sellistest headest sõpradest ja toetajatest, kes ka minu kontserte korduvalt oma klubisse siis nii-öelda programmi tõi ja mis oli hästi huvitav, et tol ajal ma ju ikkagi mängisin üsna sellist otsejoonelist pärimusmuusikat, et labajalgu, veidikese luuperiga, aga kasutades tõesti sellist pärimusmuusikale omaseid väljendusvahendeid ja tehnikat ja samal ajal kuulates tema kontserti, tal on selline stiil, mis ta kirjutab mooduleid, mis on erinevate numbritega, kompositsioonid. Tegelikult on põhiliselt siis sellised polürütmilised kompositsioonid, mis hõlmavad väga palju erinevaid koosseise, väga palju sellist meetrumi vaheldumisi, et keegi mängib 3 peale, keegi mängib midagi 11 peale ja siis umbes 60 sekundi pärast jõutakse kõik kokku ühe löögi peale, et hästi sellised põnevad nagu ämblikuvõrk, rütmiline maailm. Ja kui ma olin seal kontserdil, siis just see huvitav äratundmine, et ma kuulan seda kontserti ja ma räägin pärast temaga juttu ja ma saan aru, et me artistidena tegelikult tegeleme täpselt samade teemadega. Hoolimata sellest, et meie justkui see kõlaline maailm ja esteetika on üksteisest pealt näha valgusaastaste kaugusel, siis tundsime temaga palju rohkem kokkupuutepunkte kui võib-olla mõne teise pärimusmuusikaga siit samast nii-öelda Eestist. Et see on selline hea näide, tema muusika kindlasti mõjutas või ütleme nii jällegi, et tema olemine artistina, kuidas ta tööd teeb ja kuidas ta asjadele läheneb, on olnud alati hästi inspireeriv, aga neid artiste pidevalt tuleb ja läheb, kes mind väga inspireerivad, et see nimekiri lõpuks oleks, ma arvan, 100-des, kui ma hakkaks seda algusest peale nii-öelda üles kirjutama. Kui ma ei eksi, siis sinu viimasel sooloalbumil tegi kaasa Nick Perchi trummar, Nicolas Stocker. Jaa, Nicolas, täpselt nii, jah. Ma küsiks, see on minu jaoks hästi huvitav projekt, sest et mulle tundub, et see täpselt sinna aega, kus sa hakkasid natuke eemale liikuma võib-olla
pärimusmuusikast ja tuli koostööprojekt Ruumiga ehk siis Hendrik Kaljujärvega. Kuidas see alguse sai? See sai alguse nii, et ma olin just välja andnud oma sooloalbumi Une meeles ja nagu ikka, tavaliselt siis, kui midagi ilmub, siis tegelikult artisti jaoks tihtipeale on see olnud juba selline pikem protsess. Ja selle aja peale, kui see välja tuli, siis ma ise võib-olla tundsin juba kerget sellist tüdimust, et ma otsisin midagi sinna juurde, mingit uut nurka ja ma olin tegelikult nagu mitmeid aastaid mõelnud elektroonika kasutamisest kuidagi laiendada seda, aga ma tõesti ei teadnud, kuidas, et väga paljud projektid, kus ma kuulsin sellist nii-öelda pärimusmuusika miksimist elektroonikaga, siis jällegi, et tihtipeale neid jäid mulle kuidagi kaugeks, pealispinnaliseks. Ma ei saanud täpselt aru, et mulle ei tundunud õige lähenemine see, et ma hakkan lihtsalt mingit lugu mängima ja keegi paneb mingi biidi sinna taha ja et ongi kõik, et mis see kvaliteet siis nii-öelda on. Ja Hendriku poole pöördusin ma seetõttu, et ma olin kokku puutunud tema loominguga mitmel korral külastades teatrietendusi või tantsuetendusi ja lihtsalt millegi tõttu see alati kõnetas mind. Need on ka sellised nagu vaistlikud, et sa lihtsalt kuulad midagi ja sa tunned seal midagi ära ja sulle tundub, et seal on midagi, millest sa aru saad justkui, aga sa ei oskagi seda võib-olla nimetada. Nii et ma võtsin temaga lihtsalt ühendust ja me pidime tegema ühe eriprojekti Viljandi pärimusmuusika festivalile ja sealt sai see justkui alguse. Mul üldiselt endal on alati olnud hästi selline keeruline nagu oma loomingule kuidagi tagasi vaadata, et kõik, mis on tehtud, tundub mulle juba kuidagi nii selline, ma ei suuda seda kuulata, ma kuidagi ei suuda seda aktsepteerida, aga Muuntoe plaat näiteks, et ma tajun, et see on selles mõttes õudselt äge projekt või õudselt äge plaat, kogu see protsess, kuidas me sinna jõudsime ja jah, et see nii-öelda see miksimine nagu ikkagi kasutades need pärimuslikke algallikaid ja luues sinna mingi dimensiooni juurde, et pärast seda see World Inverted, mis tuli 2 aastat hiljem, on ikkagi puhtalt juba nii-öelda uus looming. Minge mõõlu mõisenna, minge sinna saade kätte. Mis on sinu võib-olla kõige lemmikum koht, kuhu sa tahaks tagasi minna või mis on sul kõige paremaid mälestusi jätnud? Oi, need on nii palju. See on tõesti väga keeruline küsimus, et neid kontserte aastate jooksul on olnud ikkagi ju mitmeid sadasid nii-öelda, et sealt nagu välja niimoodi üksikult tuua, et on keeruline. Loomulikult meelde jäävad võib-olla sellised väga isegi ekstreemsed olukorrad, et see on ju justkui see, mis nagu talletub võib-olla, et ma arvan, et üks kõige erilisemaid kontserte nii heas kui halvas mõttes oli juba nüüd 4 aastat tagasi, kui ma mängisin Palestiinas ja kõrbest, tõepoolest täiesti keset kõrbe, kus ei olnud 10 kilomeetrite raadiuses absoluutselt mitte midagi. Ma olin mägedes, liivakõrb, see nägi välja nagu oleks marsil ja me olime lihtsalt ühes beduiinide laagris, kus peeti kitsesid, kaamleid ja kanad kõndisid ringi mööda puhast lagedat kõrbe ja sinna tehti selline väike lava ja inimesed sõitsid safaariga kohale, kusjuures kontsert hilines minu arust 3 tundi, sellepärast et autod eksisid kõik ära kõrbes ja ei jõudnud kohale. Ja õhtul tõusis kõrbetorm, mis päädis siis selliste liivaste tuulehoogudega ja kontsert tegelikult kestiski ainult 20 minutit, sest et ühel hetkel muutusid ilmaolud nii ekstreemseks, et ei olnud võimalik enam jätkata. Okei, aga ma arvan, et ongi vast aeg otsad vaikselt kokku tõmmata. Ma siis küsiks nii, et lõpetuseks, et mis põnevad ettevõtmised siin nüüd lähiajal ees vaatavad?
Lähiajal nüüd kevadel üle väga-väga pika aja tuleb üsna palju ringisõitmist ja reisimist, et nüüd järgmiste kuude jooksul lähen oma viimase albumi kontsertidega Inglismaale, Soome, Saksamaale, mõningatesse paikadesse. Ja peagi tuleb suvi, mul on juba näpud kõik sügelevad, ma ei jõua ära oodata, et see lumi lõpuks ära sulaks, et minu maakodu Rakvere ligidal, seal on ikka põlveni lumi siiani veel, aga suveks on plaan jälle siis mõneks kuuks maale kolida, kasvatada tomateid, paprikaid ja seal muusikat luua. Hästi põnevad ajad on ikka veel, et kuidagi see maailm vaikselt ärkab nüüd üles ja läheb lahti. Nii et ja ma töötan ka uue albumi kallal ja ühesõnaga neid pisikesi asju siin jagub. Aitäh ja ootame kõik kevadet, et saaks aiandusega alustada ja soovin edu kõigis ettevõtmistes. Sulle ka, aitäh!